Harjumaa ja Läänemaa arendusmaastikul toimetajad on mitmel korral püüdnud algatada Lääne-Harjumaa ja Läänemaa ühistranspordi arendamise tasuvusuuringut. 2005. aastal alustati vastava projekti kirjutamist, lootuses esitada see rahastamiseks Interreg-programmile. Projekti oli kaasatud 10 kohalikku omavalitsust Lääne- ja Harjumaalt, Harju maavalitsus, Läänemaa valitsus, OÜ Haapsalu raudtee, AS Eesti raudtee, AS Elektriraudtee, Läänemaa arenduskeskus, Harjumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus ja MTÜ Harjumaa ühistranspordikeskus. Kahjuks majandusministeerium ei andnud oma kooskõlastust projektile ja projekti jäi ilma Eesti poolse heakskiiduta. Samas Soome poolt tuli jaatav seisukoht. Järgneva katse tegime Norra üksikprojektide fondist raha taotledes. Ka seekord jäi projekt ministeeriumi toetuseta. 2006. sügisel võeti MTÜ Harjumaa ühistranspordikeskuse eestvedamisel Norra abiraha taotlemisel veelgi laiem suund. Püüti käivitada kõikide liinivõrkude optimeerimise, buss, raudtee, marsruutbuss, uuring Tallinna ühistranspordi tõmbepiirkonnas, Harjumaal tervikuna, osaliselt Raplamaal ja Läänemaal. Ka sel korral pöörduti kirjalikult majandusministeeriumi kantsleri poole taotledes toetust. Paraku lükati ka see taotlus tagasi. Kui kohalikul tasandil on teema prioriteet ja ollakse valmis lahendusi otsima, siis ei ole konstruktiivne riigi tasandil vetosid panna. Vaadake senised projektid. Väljavõte regionaalministri äraütlevast kirjast. On kaheldav, et nii mitmekesiseid ja erinevat otsustuspädevust nõudvaid küsimusi saab edukalt ja sisuliselt lahendada ühe projekti raames.